Te teate küll inglise keel? Jah. Oi, nii armastan. Miks see posti küljes kinni on? Äkki ta maha jäetud? On nii armas. Mina võtan selle koera endale. Ei, mina! Mina olen esimene. Aga mina olen kõige noorem. Ma olen kõige noorem. Mina hoidsin ta meest kõige rohkem. Aga mina... Teete siin? Ma arvasin, et see on maha jäetud koer. Võõrale loomale niimoodi ei läheneta. Aga mida me siis valesti tegime? Mis see vest tähendab? Aga mina tahan ka endale koera. Ta on nii armas. Hea küll, lähme sooja koolimajja ja arutame natuke. Okei. Mis talle vest tähendab selles? Tema on isiklik abiline diabeetikule. Kui minu veresuhkur langeb liiga madalale või tõuseb liiga kõrgele, siis minu koer oskab sellest mulle märku anda. Aga kuidas ta sellest aru saab? Koer saab sellest aru lõna järgi. Aga see ei ole loogiline. See on täitsa loogiline, sellepärast, et meie keha lõhnad muutuvad. Meie ninad ei ole nii tundlikud kui koerte ninad. Aga kuidas selle koeraga käituma peaks? Selle koeraga peaks käituma sarnaselt nagu iga teise koeraga. Kõigepealt tuleb peremehelt luba küsida, et läheneda üldse. Ja need konkreetsed koerad muidugi, kellel see vest seljas on, see tähendab, et nad on tööl, nad teevad tööd. Et mida rohkem sa neile stressi tekitad, seda raskem neil on oma tööd teha. Aga mida see koer siis teeb? Koer annab mulle märku käpakaapsu või haugatusega. Kuidas sa sellest aru saad, et ta just seda tahab, et äkki ta tahab hoopis mängida või midagi? No, see ongi kokkuleppe küsimus, et see kokkulepe peab olema, et seda tohib teha ainult sel juhul, et tegelikult me algul leppisimegi kokku, või õigemini ma siis õpetasin, et see käpakaaps on see, mis madalat veresuhkrut märgistab. Kuidas koer on nii tark, et ta kohe jätab meelde, mida ta tegema peab ja? No ega nad kohe ei jätagi, sellepärast, et me räägime tegelikult ju koertega väga erinevat keelt. Aga kuidas sa teda kiidad, kas sa ütled talle lihtsalt, et tubli tüdruk või kuidas? Näiteks kui ta madalat veresuhkrut markeerib, mis on kõige olulisem, sellepärast, et see on mulle kõige ohtlikum, siis tavaliselt saab ta hästi pikalt kiita, seni kuni ma ise söön ja tõstan oma veresuhkrutaset. Seni ma niimoodi aeg-ajalt kiidan ka koera maiusega. Pean tegema, kui ma tahan koera võtta? Kui sina tahad ise koera võtta, no mis sa arvad, mille peale peaks kõigepealt mõtlema? Mõtle läbi, et sa tahad ikka koera, mitte järgmine päev kassi. Sa pead tema ees kogu aeg hoolitsema, sa pead hommikuti tema kooli temaga jalutamas käima ning veel lõunal ja õhtul. Sa pead talle kogu aeg süüa. Ja. Koer ei ole mänguasi. Koer on elus olend. Jaa, koer on kindlasti elus olend. Elusolenditel on omad vajadused. Koeral on kindlasti omad vajadused. Mis te arvate, mis peaksid olema need koera vajadused, millega me peame arvestama, kui me omale koera võtame? Kindlasti vajab koer süüa, juua ja mingi hoolitsust. kohta, kus ta saab magada või olla. Kohaga seoses on kindlasti see, et koeral on turvalisuse vajadus, et see mingi üks koht peab olema, mis on kindlasti koeral turvaline, eriti kui peres on palju lapsi. Kui sa tahad, et kutsuga hästi läbi saada, siis sa pead kindlasti maja reeglid talle tutvustama. Ei ole olemas head ega halba koera, on see, et te olete jätnud kokku leppimata, mismoodi peate käituma. Aga kuidas temaga saab kokku leppida, et sa ei ütle talle lihtsalt, et ära tee seda ning ära tee seda, aga seda sa võid teha? Kindlasti hästi oluline osa on järjekindlus. Et kui mingid asjad ei ole lubatud, siis neid peab järjekindlalt keelama. Ja koer varsti saab aru, mida keelati ja õpib seda järgima. Aga kui sa vahest lubad seda ja vahest ei luba, siis on tal hästi raske aru saada, et aga mis asi see on, mida mind keelati? Aga kas teie koer oskab ka mingeid trikke või midagi teha? Jaa, kindlasti. Üks trikk on see, et ta oskab mulle märkida, kui mul veresuhkur madal on. Mingi muid mängimisega seotud või midagi? No me koeraga käime agility trennis ja võistlustel ka. Agility on spordiala, mis sisaldab tegelikult hästi palju trikke. Koer peab hüppama üle takistuse, koer peab jooksma tunnelist läbi, ületama kiike ja poomi näiteks.
palju muid asju ja kõike seda peab ta oskama teha minu märguannete peale hästi kiiresti ja õiges järjekorras. Et kui ma endale koera tahan, siis ma pean talle muretsema süüa, juua, temaga jalutama ja mängima. Ja seda iga päev.